No tere taas, hea vaataja, kes sa oled tulnud siia Romeo Seikleb kanalile. Täna natukene teistmoodi video. Nimelt olen saanud terve posu siin Eesti Kaitseväe toidupakke ja tegu on kõik uute pakkidega. Nii et asume siis asja juurde ja vaatame, mida meie sõdur siis metsas sööb. Hakkame kohe alguses pihta siis ratsioon number 2. Nüüd nendel pakkidel on siis märgis ka peal, kui siit on näha, et delta ehk D-täht tähendab siis seda, et tegu on dehydrated, dehüdreeritud toiduga. Ja siis kui on 2V ehk whisky ehk siis vett, tegu on siis valmis toiduga. Et see on selles mõttes hea, ei pea pingutama seal, mis sul seal on. Aga hakkame siis pihta, tegu on hommikusöögi pakiga. Sealiha ja tomat, mingi määre. Pähklid. Kaerahelbe puder troopiliste viljadega. Kuna neid pakke on palju, siis ma panen need kõik siia maha lihtsalt. Ja pärast siis võrdleme ka midagi. Niisked salvrätikud. Kohvi 3 ühes. Kes mäletavad, siis ega asi ei ole kaugemale läinud, et best kohvi on alles. Igaks juhuks ei hakka praegu proovima. Mis meil veel on siis? Soolased küpsised. Šokolaad. Närimiskumm hommikuks. Ja veel üks šokolaad. See oli siis pakk number 2. Võtame aga järgmise. Pakk number 22. See on siis selle märgisega nüüd, et whisky, vett. Siin on siis valmis toit sees. Hakkame siit järjest võtma siis. Maapähkli või. Võileiva määre, sealiha miks. Lihapallid pastaga. Energiakeel. Soolased küpsised. Mis see nüüd on? Magusad küpsised, samasugune pakk. Siis siin on veel niisked salvrätikud ja hommikusöögi tee. Ma lihtsalt robustselt võtan, et siin järjest kisun lahti ja siis pärast valime mingi toidu ka, mida maitsta. Pakk number 16, lõhe ja brokkoli pasta. Muidu selle eelmise paki juurde tagasi tulles, et see nii-öelda vett märgisega, siis selle 2 varianti. Kas sajad vee keema ja jätad siia endale priimusesse või kuskile selle soojenema. Või üks variant, mis toimib veel, on see, et see sama fooliumispakk jätad selle sinna sisse ja valad keeva vee peale ja jätad sinna sisse selle. Saad ka enam-vähem sooja toidu kätte. Nii, varasemalt videos juba läbi käinud, lõhe ja brokkoli pasta. See on väga maitsev. Rosinad. Elektrolüüdid ja vitamiinid, siuke jook. See on teada tuntud ju, spordivõistlustel saab sellist asja. Võileiva määre jälle sealihaga. Mingi puuviljakomm. Soolased küpsised. Niisked salvrätikud. Suuresti need pakid siin kattuvad üksteisega, et üsna sarnased. Nii, pakk number 12. Kana praetud riisiga. Siin on siis kana praetud riisiga.
jälle see elektrolüütide jook. Maksapasteet sea- ja linnulihaga. See on siis aprikoosimoos. Magusad küpsised. Ja mis see teine on siis jälle soolased, jah. Ja noh, niiskad salvrätiku ka, jah, soolased ka. Nii. Pakk number 3. Kaerahelbe puder vanilliga. Nii. Jälle sealihaga võileiva määre. Edasi minek sellest kekesist, aga üsna palju kattub seda sama määret siin. Nii, puuviljakomm. Teine puuviljakomm. 3 ühes best coffee. Vanillimaitseline kaerahelbe puder. Soolased küpsised. Maapähkli või. Jälle see niisked salvrätikud ja närimiskumm. Piskan need siia samma tagasi. Osad on juba maas segamini läinud, aga pole hullu. Nii. Riis ja sealiha pakk number 9. Nii. Tactical food pack. Väga asjalik. Võileiva määre sealihaga. Virsikumoos. Jälle see elektrolüütide jook, see on siis apelsini ja mangoga. Magusad küpsised. Soolased küpsised ja wet wipes. Päris palju kattub seda kõike siin. Aga kuna ma ise seda ei ole söönud, siis ma arvan, selle me ka maitseme ära. Tõstangi selle kõrvale. Nii, ja viimane, mis mul siin on, pakk number 10. Karri, kana ja riis. Ja, jälle tactical food pack. Maapähklid. Need on vist soolamata, jah. Ilma soolata. Jälle see elektrolüütide jook. Soolased küpsised. Sealiha ja tomatimääre. Niisked salvrätikud. Puuviljakomm. Sellised need on. Osasid neist ma olen juba proovinud, aga ma mõtlesingi, et ma proovin ära siis selle pakk number 9. Seda ma ei ole veel saanud. Siin on siis riis ja sealiha ja ülejäänud asjad. Aga ajame vee keema ja siis testime selle ära. Nii, aga siin on vahepeal see vesi on keema läinud. Keerame selle kinni, nagu ikka. Enne kui sööma hakkad, siis võiks käed puhtaks teha. Siin on täpselt see niiske salvräit ka. Lõhnab täitsa hästi. Sõrme otsad ka puhtaks. Nii, nendel toitudel siin siis tuleb see, ma ei tea, kuidas see õige nimetus on, kuiva element või asi. Ühesõnaga, mis hoiab selle niiskuse siit pakist välja, et kindlasti võtke see ka välja siin. On juhuseid, kus valatakse see vesi siia peale ja pärast kurdetakse, et toit on kehva maitsega ja kõht valutab. Nii. Kuskil 300 milliliitrit vett läheb siia. Silma järgi. Segame korra läbi. Küll ja veel.
Nii. Ja jätame selle siia pakki paisuma ja samal ajal siis saame maitsta noid teisi asju. Nii, nagu ma aru saan, siis soolased küpsised ja määre, need on kokku mõeldud siis, ütleb minu talupoja loogika. Kõik, kes on ajateenistuses käinud, siis teavad küll, kuidas seda kekešit süüakse. Nii, siin on siis võileiva määre sealihaga. Võtame ühe selle küpsise, teen pooleks selle. Tõmbame siia küpsise peale selle, juba laguneb. Saepuru. Nii, ja siis soolane küpsis sealiha määrdega. Esimene emotsioon. Ega ta halb ei ole selles mõttes, täitsa söödav. Ja noh, selles mõttes, mida kauem metsas oled, seda rohkem mõni asi gurmee on ja mõnda asja veel vähem tahad süüa, et kindlasti peale 2 nädalat metsas sa enam seda määret süüa ei taha. Magusad küpsised. Kui see moos on siia kaasa pandud, siis tõenäoliselt seda tuleb siis küpsisega ju süüa. Jälle lihtne talupoja loogika. Aga maitseme kõigepealt selle magusa küpsise niisama ära. Täitsa tavaline küpsise maitse. Maitseme, kuidas ta siis selle moosiga on. Virsiku moos siis. No, seda siin lahti saada nüüd. Üsna tuugalt kinni. Ma ei tea, kes selle asja pakendas, aga kuidas selle nüüd lahti peaks saama siin. Seda teab ainult see inimene, kes selle siia hankesse pani. Võtame siis kahvli appi. Nii. Maru tuugalt käib see asi siit pealt ära. Noh, moos nagu moos ikka. Moos ja küpsis. Väga magus. Ma tunnen, kuidas see suhkur mu hambaid söövitab praegu. See veel mõni hetk siin valmib ja siis saame ka selle ära maitsta. Seekord ma siis seda jooki ei hakka proovima. Mul ei ole praegu seda kuskile valmistada. Aga noh, eks ta tavaline siuke vitamiini maitseline jook ole. Küll aga on see riis ja sealiha siin nüüd mõnda aega seisnud. Vaatame selle üle. Lõhn on hea. Meenutab natukene plovi välimust. Siin kaamera peale ka, nii palju kui jääb näha. Kes mäletab, kunagi oli pakis selline asi nagu Reichfleisch, siis põhimõtteliselt see on lihtsalt uuendus saanud, aga mugavamal kujul, et seda purgi oma ikka andis seal valmistada. Seda on palju mugavam. Aga ikka siuke tummised sealihatükid on siin sees. Ma ei tea, kui palju siit näha jääb. Ja täitsa siuke hea maitsekas lõhn on. Maitseme selle ära siis. See on tõesti maitsev. Võib-olla oleks tahtnud natukene kauem veel seista, aga kohati mingi osa riisist on hästi pehme siin ja mõni siin krõmpsub veel. Aga liha, maitse, kõik on väga hea.
ütleme nii, et täitsa paras ports. Kui nüüd poest osta, siis minu arust üks toidukord maksab 12–14 euri. Ma võin eksida, keegi võib mind parandada, aga kuskile sinna kanti need hinnad jäävad. Aga jällegi hea mugav kaasa võtta. Ta ei võta kuigi palju seljakotis ruumi, kas või niisama matkale minnes. Ja need toidud on üsna maitsvad olnud. Nii palju, kui neid on siin proovitud ja nähtud. Sööme selle nüüd ära. Ja siis saab edasi tegutseda. Seekord siis selline teistmoodi video. Loodan, et teile video meeldis. Kindlasti kommenteerige siia alla, et mis toit teile endale kõige rohkem maitseb või mida tahaksite proovida. Kindlasti võite siia soovitada, mis riikide toidupakid on pakkunud sellist head toiduelamust, mis meie toidupakist näiteks on puudu, mis võiks olla meie toidupakkides. Nii et kindlasti jaga oma arvamust ja vaatame siis, mis inimeste arvamus selles osas on, mida vaja oleks. Nagu ikka, kui sulle meeldib see, mis ma teen, siis kindlasti telli see kanal ja kommenteeri siia video alla. Kui sul äkki leidub mõni toidupakk, mida tahaksid jagada, siis olen lahkelt valmis selle vastu võtma ja ära proovima. Nii et anna aga märku. Aga seniks siis nautige kevadet, mõnusat sooja kevadist ilma ja näeme järgmises videos. Olge mõnusad!